eile ma olin natuke murelik, et kuidas ikkagi nüüd saada kokku need 9 videot, sest et ma ju tean küll, et ega see on päris suur töö. Ja et see videote tegemine tõesti on töö. Ma ükskord siin vaatasin ühte videot, kus ma pahandasin endaga, et ma ei tee piisavalt tööd. Ja mõtlesin, et teen siis äkki jooga videosid veel, et vaja ju jälle ennast vormi ajada. Mitte siis sellepärast, et ühiskondliku surve tõttu, vaid sellepärast, et ma ise tunnen, et tahaks olla tervem ja kabedam igatepidi. Aga siis õhtul ilmus uus Mäti video. Ja see Mäti video oli väga õpetlik ja rääkis taaskord jälle sellistest teemadest, mis olidki minu jaoks olulised. Tema eelmine video oli selline, kus ma tundsin, et see nüüd küll mind ei puuduta kuidagi moodi. Nii et. Aga üks asi, mis ta seal videos rääkis, oli siis see, et ta ei kasutanud neid sõnu, aga sisuliselt ta rääkis ikkagi sellest, et me ei peaks üritama parandada kogu aeg midagi, vaid peaksime ja mitte põgenema ja mitte planeerima tulevikku ja mõtlema kogu aeg skeemitama ja kavaldama, kuidas nagu pääseda välja sellest olukorrast, kus me oleme, vaid peaksime lihtsalt viibima selles olukorras ja leppima sellega. Ja eriti see kehtib just sellisel juhul, kui sa oled proovinud kõike, kusjuures ta ise ütleb ka, et ega see on täiesti loomulik ja inimlik omadus on ikkagi proovida võidelda sellega. Aga selles ongi hästi, et sa proovid ja miski ei aita, on ju. See lõpuks miski ei aita ja siis selle asemel, et lihtsalt nagu tõmbuda endasse, sulgeda ennast, iseenda maailma, selle asemel tuleb siis otsustada, et ma tahangi siin olla ja ma tahan kogeda seda hetke sellisena, nagu see on. Ja see on siis selline tõeline teadlikult hetke elamise viis, on ju. Ja siis ta tõi erinevaid näiteid ja rääkis seal oma vanematest, kuidas ta oma vanematega oli hädas, on ju. Ja see väga hästi resoneeris siis nende mõtetega, mida ma olen siin ise viimastel päevadel mõelnud. Nimelt, minuga juhtus nüüd siin hiljuti siuke lugu, et ma üritasin ka parandama hakata. Et kuna mul on lapsega kodus, siis mul on nagu rohkem aega veeta koos oma perega. Ja kusjuures täpselt 2, või mitte täpselt 2, vaid umbes 2 aastat tagasi ma tegin video oma isast, siis mu isal on jällegi peagi sünnipäev, jällegi põhjust isast rääkida. Et olen olnud hädas aastaid juba sellega, et isa on mul selline pessimistlik inimene ja oleks ta siis lihtsalt pessimistlik inimene, aga ta ei hoia seda mitte enda teada, et tal on parandamatu harjumus oma seda negatiivsust ja oma seda skeptitsismi ja pessimismi nagu väljendada väga niimoodi ilmekalt kõigile, ehk teisisõnu võiks siis öelda lihtsalt maakeeli, et ta vingub kogu aeg. Ja seda on päris halb kuulata. Kurb on ka muidugi kuulata, et ega ta ei vingu niisama, tal ongi tõesti raske elu. Tõesti nagu võiks öelda, et tema elus on nii palju ebaõnne, et tal väga paljud asjad lähevadki halvasti, et ei saa öelda, et tal ei ole õigust vinguda. Aga seda on ikka väga raske kuulata ja nagu ütleb ka Mätt, et see ongi tegelikult selline negatiivne energia, see mõjutab ka teisi inimesi ja teiste inimeste energia hakkab känguma sellises olukorras. Ja mina siis mõtlesin, et aitan siis teda natukene ja parandan siis olukorda. Et meil on praegu selline väga kurb olukord, et isa tahtis head jälle ja nagu alati läks halvasti. Tahtis metsas teha valgustusraiet ja et mets saaks ilusasti kasvada ja tuli valgustusraide tegija ja lihtsalt lasi pool metsa maa, nii et see mets on täiesti läbitamatu, et kõik need puud, mis ta sinna langetas, need on risti-rästi seal metsas maas. Ja need oleks vaja, selleks, et see mets nüüd oleks normaalne mets, oleks vaja see mets puhtaks teha, see on tohutu suur töö ju hakata kiskuma sealt neid langetatud puid välja, kui nad on seal risti-rästi langetatud niimoodi ja seda metsa ei ole mitte vähe seal. Ja siis isa oli ahastuses seal ja ikka
ikka mitu korda kurtis, et no kes selle siis nüüd peaks ära koristama, eks ole, et kuidas see võimalik on, ei ole ju kuskilt võtta neid inimesi, kes mina näiteks, eks ole, ei ole ka suurem asi töömees siin see aasta, kuna mul on käed kogu aeg kinni. Et mis nüüd saab ja mina mõtlesin, noh, nipi-napi, teeme kohe, vormistame oma talu organisatsioonis ära, kus vabatahtlikud saavad tulla siis meie juurde appi ja me saame neile siis, teeme kultuuride vahetust nii-öelda. Ja vabatahtlikud tulevad ja koristavad, siis aitavad koristada seda metsa. Aga miski jäi nagu kripeldama selles, esiteks sellepärast, et isa ei olnud eriti vaimustus sellest, sest vabatahtlikud lisaks sellele, et nad tahavad süüa ja ööma ja tahavad nad ka, et nendega suheldakse ja meist keegi ei ole eriti suur suhtleja. Et kui ma mõtlesin, et ma isegi võiksin ju suhelda, siis kui ma nägin sellest isa vastumeelsusest, siis ma sain aru, et tegelikult ega ma ise olen ka ikkagi ju introvert tegelikult, et ma võin suhelda küll, aga mul on nagu sellised piirid ees, et kui kaua ma suudan suhelda või kui kaua ma suudan nagu tegeleda võõraste inimestega. Ja ma sain aru, et midagi nüüd selles käigus oli valesti. Vaat kui ma eile seda Mäti videot vaatasin, siis ma sain aru, et see oligi valesti, et ma üritasin hakata parandama. Ja miks ma üritasin hakata parandama just seepärast, et ma ei jõua seda hingumist nagu kuulata nii palju. Ja vaat sellest Mäti videost ma siis sain aru, et tegelikult on ju minu ülesanne ei ole parandada ei olukorda, ei ole eesmärk parandada oma isa, vaid temal on õigus olla selline, nagu tema on. Ja minu siis ülesanne nüüd, kui ma tõesti, seda ei saa teha igaüks, seda saavad teha need, kes ikkagi tunnevad, et neil on piisavalt palju jõudu ja energiat. Aga ma tahaks loota, et mul praegu hetkel on seda jõudu ja energiat, et võiks proovida igatahes, et siis leida midagi positiivset selles olukorras ja keskenduda sellele. Ja mitte mõista hukka ei seda olukorda, ei seda inimest, vaid ainult nii-öelda siis kultiveerida optimismi ja positiivsust, et leida midagi positiivset. Ja üks asi, mis ma olen mõelnud alati, kui ma kuulan isa vingumist, ma mõtlen, kuidas ta jõuab elada sellist, kuidas ta jõuab üldse elada, kui tal on kõik nii halvasti ja ta kogu aeg vingub, et mina ei suudaks elada niimoodi. Ja sellepärast ma olen ka võtnud ette sellise totaalsed nii-öelda muutused oma elus, sest ma ei kannata niimoodi vireleda kogu aeg, aga tema jõuab. Ja vaat see ongi see, mida ma mõtlesin, et ma võiksin siis leida positiivset või imetlusväärset selle olukorras, on see, et see on lihtsalt imetlusväärne, kuidas ta jõuab elada sellises meeleseisundis nagu. Ja ta peab vastu kuidagi moodi. Et see on lihtsalt imetlusväärne tõesti. Milline visadus. Ja ma proovin nüüd siis, et kas ma suudan kuidagi seda imetlust siis jätkata ka reaalses olukorras, kui ma pean tema kõrval midagi talitama. Aga siis võib-olla tõesti edaspidi tulevad jookavideod. Ja ilusat suve jätku teile!